Kõik teavad, et USA-l on 6 sõjaväeharu. Armee, merevägi, merejalavägi, õhuvägi, rannavalve ja kosmosevägi. Ja kõik eeldavad, et Ameerika võimu näidatakse ühel viisil. Mitme miljardi dollari väärtuses lennukikandjate, varghävitajate ja uksi maha löövate merejalaväe pataljonide kaudu. Aga kui vaadata Pentagoni viimast eelarvetaotlust lähemalt, on seal midagi, mis ei tundu päris õige. Anomaalia. Hiiglaslik rahahunnik, mis on suurem kui kogu USA merejalaväe aastane eelarve. See ei kuulu maaväele, see ei kuulu mereväele ega ka õhuväele. See rahastab ühte ametit, millest enamik ameeriklasi pole kunagi kuulnud. Selle ameti ülesanne on pidada järgmist sõda Taiwani pärast. Seda nimetatakse Defense Autonomous Warfare Group ehk lühidalt DOG. See loodis salaja, selle üle ei hääletatud kunagi ning see on USA sõjapidamise tulevik. Küsimus ei ole selles, kas see töötab, vaid kellele see allub, kui see töötab. Kui Pentagon avaldas oma peaaegu $1 triljoni suuruse eelarve taotluse 2027 eelarve aastaks. Summa, mis ületab kogu Šveitsi SKP, tegid kaitseajakirjanikud seda, mida nad alati teevad. Nad lappasid kohe osa, mis käsitles lennukikandjaid ja hävitajaid. Nad vaatasid summad üle ja läksid koju. Kuid selle dokumendi sees oli peidus üks rida, mida keegi ei oodanud. F-35 programmi kärbitakse olulistes valdkondades. Lennukikandjate ehitus lükkub veelgi edasi. Vanematest Reaper-droonide eskadrillidest loobutakse kiiremini kui algselt plaanitud. Vanu süsteeme lükatakse edasi, kärbitakse või restruktureeritakse. Kuid ometi kasvas kogu eelarve. Sellist kasvu ei juhtu kaitsevaldkonnas. Mitte rahuajal ja kindlasti mitte sellises mahus. Sa ei saa kärpida hävitajaid, edasi lükata lennukikandjaid, aeglustada laevaehitust ja vanu süsteeme pensionile saata. Samal ajal kui kulutused tõusevad ajalooliselt kõrgele tasemele. Aritmeetika töötab ainult ühtepidi. Hiiglaslik rahasumma viiakse välja vanast relvastusest ja suunatakse kuhugi mujale. Midagi, mis ei kajastu üheski eelarvereas. Kaitsetööstuse väljaanded jätsid selle 2 silma vahele. Kaabeluudiste saated jätsid selle märkamata. Isegi kongressi töötajad, kes eelnõusid koostasid, jätsid selle 2 silma vahele, sest raha polnud seal, kus nad arvasid selle olevat. Nii et kui Pentagon kärbib vana väeosi, samal ajal kui kulutab rohkem raha kui kunagi varem, tekib ilmne küsimus. Mida nad tegelikult ehitavad? Mis muutis selle anomaalia nii kummaliseks? Polnud ainult selle suurus, vaid ka kiirus. Peamised Pentagoni eelarve muudatused toimuvad tavaliselt aeglaselt, aastate või mõnikord isegi aastakümnete jooksul. Terved kongressi liikmete karjäärid põhinevad olemasolevate programmide kaitsmisel ümberkorralduste eest. F-22 võttis aastaid, et jõuda täismahus tootmiseni. Fordi klassi õigustamine võttis aastaid. Isegi vanade süsteemide tühistamine muutub tavaliselt poliitiliseks võitluseks. Aga see raha liikus teisiti. Peaaegu nagu Pentagon usuks, et aeg hakkab otsa saama. See muudab eelarve tähendust täielikult, sest bürokraatiad loobuvad oma inertsist ainult 2 tingimusel. Katastroofiline läbikukkumine või vahetu oht. Iga dollar Pentagonis kuulub kuhugi. Iga osakond, alates armeest kuni kosmoseväe ja rannavalveni, saab oma osa. Aga erioperatsioonide väejuhatus ehk SOCOM on teistsugune. See juhib riigi kõige tundlikumaid missioone. Terrorismivastast võitlust, pantvangide päästmist, otseseid rünnakuid kõrge väärtusega sihtmärkide vastu. Sellel on oma hankevõim ja oma hanketeed. On pikk ajalugu süsteemide kasutuselevõtust, millest keegi väljaspool seda hoonet ei kuule enne aastaid hiljem. Selles väejuhatuses oli üks osakond, mille eelarve oli 2025. aastal $225,9 miljonit. Eelarveaastaks 2027 on Pentagon taotlenud sellele samale osakonnale $54,6 miljardit. Ja see B ei ole trükiviga. See on 24,000% kasv ühe eelarvetsükli jooksul. 12 kuud. See on suurim aastane kasv ükskõik millise programmi või osakonna puhul kogu Pentagonis. Võrrelge seda merejalaväega. Nende sama aasta taotlus oli $52,8 miljardit iga merejalaväelane baasides üle maailma. Helikopterid, amfiiblaevad, palgad, väljaõpe, kõik rahastatakse umbes samas mahus kui see anomaalia. Sama eelarve taotlus sisaldas veel üht esmakordset asja.
kogu Kaitseministeeriumi jaoks eraldi välja toodud autonoomsete süsteemide rahastust. Miljardid õhudroonideks, autonoomseteks pinnalaevadeks, maismaarobotiteks ja tarkvaraks. Mis neid kõiki ühendab, selline rahahunnik ei teki juhuslikult. Kõik selles on tahtlik. Sihtkoht, asukoht, summa. Keegi Pentagonis kirjutab neid tšekke alla ja nad on otsustanud, et järgmist sõda ei saa pidada olemasoleva varustusega. Sellest lihtsalt ei piisa. Jäimgi raha ja see viib programmile nimega Replikaator. Enamikul Pentagoni programmidest on nimed, mis on loodud unustamiseks. Akronüümid akronüümide otsas. Aga Replikaator on teistsugune. See nimi ütleb nii mõndagi. See tähendab täpselt seda, nagu see kõlab. Süsteem, mis on loodud tuhandete identsete üksuste masstootmiseks kiiresti ja suures mahus. Replicator kuulutati välja 2023 aasta augustis. Eesmärk on paigutada umbes 2 aasta jooksul tuhanded kulutatavad autonoomsed süsteemid erinevatesse valdkondadesse. Kulutatav on siin võtmesõna. Pentagoni keeles tähendab see midagi, mille sõjavägi eeldab, et see hävib. Relv, mis on piisavalt odav, et selle kaotust taluda. Vastand F-35-le. Traditsiooniline Pentagoni hankesüsteem käib läbi JCITSi ehk ühiste võimete integreerimise ja arendamise süsteemi. Siin toimuvad valideerimispaneelid ja testimiste ülevaatused ning lugematud kongressi järelevalvekomiteed. Tavaline ajakava suurematele USA relvasüsteemidele on 7–10 aastat. F-35 programm käivitati 2001 aastal. Esimene eskadrill jõudis esialgse lahinguvalmiduseni alles 2015 aastal. 14 aastat Replicator seadis eesmärgiks 18–24 kuud. Selle ajakava saavutamiseks jättis Replicator JCITSi täiesti vahele. See kasutas spetsiaalseid hankevolitusi, mida Pentagon tavaliselt jätab hädaolukordadeks. Pentagon lubas tuhandeid süsteeme aastaks 2025. Programmi jälgivad analüütikud jõudsid järeldusele, et tegelikult jõudis vajalikule valmisoleku tasemele vaid mõnisada süsteemi. Selle põhjuseks olid riistvara probleemid, tarneahela tõrked ja tarkvaravead muuhulgas. Siis muutis Ukraina kõik. Odavad 4-krootoriga droonid hakkasid hävitama miljoneid väärt tanke. See, mis 2022 aastal algas oodatud Venemaa tavapärase võiduna, muutus hoopis droonisõjaks. Meie droonid tõrjusid Musta mere laevastiku tagasi ning detsentraliseeritud tootmine edestas traditsioonilisi kaitsetööstusettevõtteid. Aastaks 2025 tootis Ukraina väidetavalt kuni 100 000 odavat, kergesti asendatavat süsteemi kuus. Droon, mis maksab vähem kui kasutatud auto, hävitas relvasüsteeme, mida oli ehitatud aastakümneid. See taipamine purustas aastakümnete pikkused Pentagoni eeldused. Sest sama võrrand võiks töötada ka vastupidiselt Ameerika lennukikandjate, hävitajate ja tankide vastu. Nii et selle asemel, et Replicator pärast sihtmärkidest möödalaskmist lõpetada, laiendas Pentagon seda ideed. Replicator ei olnud lõplik programm. See oli prototüüp. Ja prototüübid eksisteerivad ühel põhjusel. Et testida, kas täiesti uus mudel suudab reaalsusega kokku puutudes ellu jääda. Pentagon õppis Replikatoori käigus midagi, mis oli tähtsam kui tähtaegadest möödapanemine. See sai teada, et Silicon Valley suudab relvi arendada kiiremini, kui traditsiooniline kaitsesektor suudab PowerPointi slaide kinnitada. Startup suudab riistvara ümber kujundada nädalatega või tarkvara uuendusi üleöö välja saata. Traditsiooniline hankesüsteem oli üles ehitatud staatilistele süsteemidele, mis töötasid aastakümneid. Autonoomne sõjapidamine muutub selle mudeli jaoks liiga kiiresti. Autonoomsus muudab seda, mis relv tegelikult on. Suurem osa kaasaegsest sõjandusajaloost on keskendunud platvormile. Tänk, hävitaja, varkpommitaja. Füüsiline masin kandis väärtust. Nüüd on tarkvara olulisem, kui seda kandev šassii. Drooniraami saab asendada mõne tunniga. Autonoomsuse tarkvarakihti, mis koordineerib tuhandeid süsteeme, ei saa nii lihtsalt asendada. See tähendab, et Pentagon hakkab tarkvarasse suhtuma samamoodi nagu kunagi tuumaallvelaevadesse, kui strateegilisse eelisese, mis suudab ise jõudude tasakaalu määrata. Anduril, Shield AI, Saronic, Skydio. Enamik neist asutati tarkvarainseneride ja idufirmade asutajate, mitte traditsiooniliste kaitsetööstuse juhtide poolt. Anduril on kõige selgem näide. 2017 aastal Palmer Luckey poolt pärast Oculus'e Facebookile müümist asutatud ettevõte liikus peaaegu kohe virtuaalreaalsusest kaitsetehnoloogiasse. Mõne aastaga hakkas ettevõte võitma lepinguid, mille väärtus ulatus sadadesse miljonitesse ja seejärel miljarditesse. 2026 aasta märtsis sõlmis armee Anduriliga raamlepingu,
mille väärtus võib 10 aasta jooksul ulatuda kuni $20 miljardit. Ettevõte ei keskendu lennukikandjatele ega tankidele. selle põhitoode on tarkvara nimega Lattice. see on loodud selleks, et ühendada droonide, radarite, satelliitide, kaamerate ja autonoomsete platvormide sensorite andmevood ühtseks operatiivpildiks. Parvide koordineerimiskiht. Saronic arendab autonoomseid laevu. Shield AI arendab tehisintellektiga piloote. Skydio suurendas taktikaliste droonide tootmist pärast seda, kui Hiinas toodetud süsteemid eemaldati operatiivsest kasutusest. Koos moodustasid need ettevõtted midagi, mida Pentagonil varem ei olnud. Paralleelse kaitsetööstusbaasi, mis on optimeeritud autonoomseks sõjapidamiseks, mitte külma sõja hanketsüklite jaoks. Riskikapital järgnes kiiresti. Aastatel 2022-2025 voolas kaitsetehnoloogiasse miljardeid dollareid. Fondid, mis varem jahtisid tarbijarakendusi, hakkasid nüüd jahtima autonoomse sõjapidamise idufirmasid. Suured kaitsetööstuse ettevõtted pole kadunud, nad ei kao kuhugi. Kuid hangete raskuskese on nihkunud. Pentagoni kõige kiireloomulisemad dollarid ei liigu enam Bethesdasse ega Arlingtoni. Need liiguvad Costa Mesasse, Austini, San Diegosse ja 5 miljoni ruutjalga suurusesse rajatisse Ohio osariigi Pickaway maakonnas, mida nimetatakse Arsenal One'iks. Just Seal alustas Anduril 2026 aasta märtsis Fury lahingudroonide tootmist, 3 kuud enne tähtaega. Tööstuslik raskuskese hakkas nihkuma hiiglaslikelt laevaehitustelt robotitehastesse, tarkvarakampustesse ja droonide kokkupaneku liinidele ning Pentagoni personalisüsteem hakkas koos sellega muutuma. See hakkas roteerima tarkvarainsenere läbi ühe kaitseülesannete platvormi nimega Geek Eagle. Mitte sõdurid, vaid programmeerijad. Umbes 4500 inseneri olid rotatsioonis platvormi käivitamisel 2024 aasta aprillis, kasvades üle 13 000 juba 2025 aasta keskpaigaks. Pentagon ei värvanud enam ainult sõdureid, vaid hakkas värbama ka programmeerimisvõimekust. Mitte massiline mobilisatsioon, vaid lihtsalt võrgustikuline mobilisatsioon. Aga milleks see kõik? Milline vaenlane nõuab jõudu, mis meenutab rohkem idufirmat kui armeed? Vastus peitub Vaikse ookeani piirkonnas. Aastakümneid eeldasid Ameerika planeerijad, et Vaikne ookean kuulub Ameerika Ühendriikide mereväele. 7 laevastik on olnud nendes vetes domineeriv jõud alates 1945 aastast. See eeldus suri kuskil 2018 aasta paiku. Hiinal on nüüd maailma suurim merevägi laevade arvu poolest. Üle 370 laeva USA mereväel on vähem kui 300. See vahe suureneb igal aastal. Hiina laevatehased suudavad hävitaja ehitada umbes poole kiiremini kui Ameerika laevatehased. Kuid laevade arv ei ole tegelik probleem. Probleemiks on rakett. Hiina kulutas aastaid laevavastaste ballistiliste rakettide TF-21D ja TF-26 arendamiseks. Need on loodud üheks eesmärgiks. Tabada lennukikandjat avamerel enam kui 1000 miili kauguselt. Kui need raketid töötavad plaanipäraselt, muutub iga Ameerika lennukikandja, mis tegutseb Taiwani lähedal, suure sõja korral peaaegu kohe sihtmärgiks. Ford-klassi lennukikandja pardal on tuhandeid meremehi. Ühe kaotamine oleks katastroofiline. Sellepärast lõpetas Pentagon katse Hiinaga laevade arvu poolest sammu pidada. Geograafia muudab selle lõksu vältimatuks. Taiwan asub umbes 100 miili kaugusel Hiina mandrirannikust. Iga sissetungi laevastik, mis ületab väina, tekitab lühikese haavatavuse akna enne, kui väed suudavad rannikule tugipunkti rajada. Kuid traditsiooniline Ameerika jõuprojektsioon on rakettide tegevusraadiuses raskustes. Mida lähemale Ameerika väed Taiwanile liiguvad, seda haavatavamaks nad muutuvad. Mida kaugemale nad jäävad, seda raskem on õigel ajal sekkuda. Vana mudel murdub geograafia tõttu. Ainus asi, mis selle vahe sulgeb, on mass. Ameerika Ühendriigid ei valmistu enam Vaikse ookeani piirkonnas võitma ainult lennukikandjate abil. Nad valmistuvad lahinguvälja üle ujutama masinatega. 2024 aasta juunis kirjeldas admiral Samuel Paparo seda strateegiat avalikult ühe sõnaga. Põrgumaastik. Ma tahan muuta Taiwani väina mehitamata põrgumaastikuks. Kui Hiina alustab sissetungi, ujutavad Ameerika Ühendriigid väina kohe üle autonoomsete süsteemidega, tuhandeid neist ootamas. Eesmärk on muuta Hiina otsustungide nii valusaks, et Peking muudab meelt. Nad tahavad osta Taiwani sõjaväele piisavalt aega, et valmistuda ja kindlustada. Nad tahavad, et Ameerika tavaväed saaksid ilma välise surveta positsioonile liikuda. Numbrid, mis on vajalikud Hellscape'i toimimiseks, on jahmatavad.
Väinas on nii palju autonoomseid süsteeme, et ükski Hiina laev ei saa liikuda 100 meetrit, ilma et ületaks mõnda andurit või lõhkepead. Kui juta ette Manhattani pindala. Iga park, iga tänav, iga katus. Nüüd kata iga ruuttolli sellest saarest väikeste autonoomsete masinate kihiga, mis uuendub iga 10 minuti järel. See on tihedus, mida Hellscape nõuab. Autonoomne sõjapidamine sellises ulatuses on enneolematu. Ukraina näitas selle tuleviku killukesi. Hellscape viib selle tööstusliku süsteemi ja tööstussüsteemid loovad uut laadi sõjalise võimekuse. Masina kiirusel toimiva järelvarustuse. Lennukikandja löögigrupi saab saata kuudeks välja enne, kui on vaja hooldustsüklit. Autonoomne sõjapidamine kulutab riistvara pidevalt. Droonid kukuvad alla, andurid lähevad rikki, akud kuluvad. Elektrooniline sõjapidamine rikub tarkvara ja põletab komponente läbi. Hellscape toimib ainult siis, kui asendussüsteemid jõuavad sõjategevuspiirkonda kiiremini, kui vaenlane suudab neid hävitada. Tehased saavad osaks hävitusahelast. Tarneheletest saavad strateegilised infrastruktuurid. Tarkvarainseneridest saavad operatiivsed ressursid. Äkitselt muutuvad eelarvenumbrid mõistetavaks. Pentagon ei rahasta enam prototüüpe. See rahastab järgmise põlvkonna sõjapidamist. See rahastab tootmist, sest autonoomne sõjapidamine töötab ainult siis, kui süsteemid on juba olemas enne sõja algust. Sa ei saa parvesid toota pärast seda, kui raketid on juba õhku tõusnud. Aga siin jooksebki plaan vastu seina. Iga Ameerika sõjaline struktuur on loodud inimliku otsustuskiiruse ümber. Mereväe lennukikandja löögigrupi juhib üks admiral. Õhuväe hävitajate tiiba juhib kolonel. Armeepataljoni juhib leitnant kolonel. Kõik need on üles ehitatud käsuahelatele, mida mõõdetakse minutite ja tundidega. Hellscape ei tiimi inimliku ajaskaala järgi. Kui 1000 autonoomsed süsteemid liiguvad samaaegselt üle Taiwani väina, ei suuda ükski admiral iga üksikut relvakasutusjuhtu eraldi heaks kiita. Süsteemid peavad tuvastama ohud, koordineerima vastuseid ja tegutsema millisekundite jooksul. See nõuab täiesti teistsugust juhtimisstruktuuri. Traditsioonilises sõjaväestruktuuris muutub doktriin aeglaselt. Käsklused liiguvad läbi auastmete allapoole. Autonoomsed süsteemid saavad oma käitumist muuta tarkvara uuenduste kaudu, mis levitatakse üle maailma minutitega. Sihtimismudel, mis kirjutatakse ümber Californias, võib muuta lahingukäitumist Vaikse ookeani piirkonnas enne päikesetõusu. See tähendab, et tulevased sõjad võivad areneda kiiremini, kui inimesed suudavad neid mõista. Mitte sellepärast, et masinad oleksid teadlikuks saanud, vaid sellepärast, et tarkvaratsüklid on nüüd kiiremad kui sõjaväe bürokraatia ise. Pentagoni enda sisemine doktriin autonoomsete relvade kohta nõuab jõu kasutamise üle seda, mida ametnikud nimetavad sobivaks inimliku otsustuse tasemeks. See fraas kirjutati tahtlikult ebamäärasena. Tõlge on üsna lihtne. Inimesest admiral võib reeglistiku heaks kiita. Ründa kõiki selles geograafilises piirkonnas olevaid aluseid, mis vastavad nendele klassifitseerimiskriteeriumidele. Droonid teevad seejärel selles piirkonnas iseseisvalt ründeotsuseid. See on ainus viis, kuidas parvesõda saab toimida vajalikul kiirusel. See erineb oluliselt sellest, kuidas Ameerika Ühendriigid on kogu oma kaasaegse ajaloo jooksul surmava jõu kasutamist lubanud. Kuid siin tekib juriidiline probleem. Uue Ameerika Ühendriikide relvajõudude haru loomine nõuab kongressi seadust, mitte täidesaatvat korraldust ega Pentagoni direktiivi, vaid eelnõu, mille mõlemad kojad peavad vastu võtma ja president allkirjastama. Viimane näide on kosmosevägi, mis loodi 2019. aasta detsembris autonoomsete sõjajõudude kohta samaväärne seadusandlus puudub. Avalike kuulamisi 7. haru loomiseks ei toimunud. Ei olnud hääletusi, ei olnud ametliku relvajõuharu heakskiitu. Ometi on Pentagon koostanud eelarve. See on palganud tehnoloogiaettevõtte töötajad. See on koostanud sõjaplaani Vaikse ookeani piirkonnale, mis tõstatab tõelise küsimuse. Kui kongress ei andnud kunagi uuele harule volitust, siis mis täpselt see asi on? Vastus peitub Kaitseministeeriumi organisatsiooni skeemides. Pentagonil on selle jaoks lahendus. Seda nimetatakse ühisrakkerühmaks, juhtimisstruktuuriks, mille olemasoluks pole kongressi luba vaja. Sama mehhanismi kasutati ühise erioperatsioonide juhtkonna loomisel 1980 aastal. See juhtkond eksisteerib tänaseni ja Pentagon kasutab seda taas. Ja DOG ongi täpselt see lahendus. $54,6 miljardi suurune amet, mis asub erioperatsioonide juhtkonna sees. Varjatud sihtkoht eelarvele, mis oli suurem kui merejalaväele.
2027 eelarveaastaga seotud aruanded kirjeldasid Dogi kui tulevase autonoomse sõjapidamise juhtimisstruktuuri tuuma. USA küberväe juhatuse võrdväärne. Ametlikult mitte sõjaväeharu, kuid üha enam toimib nagu üks. Sellel on kiired hanketeed ja poliitiline kaitse tavapäraste väeliikide eest, kes muidu võitleksid eelarve pärast. Lõunaväe juhatuse versioon on samuti juba ehitamisel. Lõunaväe juhatuse autonoomse sõjapidamise juhatus ehk SOC kuulutati välja 2026 aasta alguses. See teeb otsest koostööd Dogiga Ladina-Ameerikas toimuvate droonide narkovastaste operatsioonide koordineerimisel. 2 piirkondliku autonoomse sõjapidamise juhatust. Kumbki neist ei ole seaduslikult ametlik relvajõuharu, kuid mõlemal on oma mehitamata jõud. Ainus, mis puudub, on ametlik kongressi tunnustus. Ja võib-olla on see ebaselgus tahtlik. See on sõjaväe 7. haru kõiges peale nime. Jõudu, millel pole kindlat nime, on kongressil raske uurida. Järelevalve muutub keerulisemaks. Välisluureteenistustel on seda raskem kaardistada. Venemaal ja Hiinal on mõlemal luureteenistused, mis tegelevad täiskohaga Ameerika sõjalise jõu kaardistamisega. Nad teavad, kui palju F-35 lennukeid õhuvägi kasutab. Nad teavad, kui palju allveelaevu on igal päeval Pearl Harboris kai ääres. Kuid neil on palju vähem ülevaadet jõust, millel pole oma hoonet ega väeliiki. Tagajärjed ulatuvad seal kaugemale kui bürokraatia. Dog pandi kokku mõne kuuga ja seda rahastati raamatupidamiskategooriatest, millest enamik ameeriklasi pole kunagi kuulnud. See on suunatud sõjale, milleks Pentagon enamiku ameeriklaste teadmata aktiivselt valmistub. Sellisel viisil jõu loomisel on reaalsed tagajärjed. Esimene neist on järelevalve. Kongressikomisjonidel on välja kujunenud harjumused olemasolevate väeliikide kontrollimiseks. Esindajate koja relvajõudude komiteel on allkomiteed taktikalise õhuväe, mererelvajõudude ja strateegiliste jõudude jaoks. Autonoomse sõjapidamise jaoks ei ole allkomiteed. Senatorid Roger Wicker ja Mike Rogers olid esindajate koja relvajõudude komitee esimehed. Mõlemad on avalikult hoiatanud sellise suurusega struktuuri muudatuste heakskiitmise eest ilma selge järelevalveta. Keegi neist pole takistanud eelarve taotluse edasiliikumist. Teine küsimus on täideviimine. Amet, mis eelmisel aastal lepingutega sidus $225,9 miljonit, ei oma piisavalt hanketöötajaid, et kulutada $54,6 miljardit 12 kuu jooksul. Replicator on juba oma eesmärkidest maha jäänud. Kaitseanalüütikud ennustavad, et Dog suudab esimesel aastal lepingutega siduda vähem kui 60% oma eelarvest. Kolmas küsimus on eskalatsioon. Lennukikandjad ja pommitajad liiguvad aeglaselt. Need annavad diplomaatidele aega läbirääkimisteks. Ettemääratud asukohaga autonoomsete süsteemide parv on programmeeritud. Kui teatud piir on ületatud, alustab see ise tegevust. Poliitilised juhid võivad avastada, et nad on sattunud sõtta, mille masinad alustasid enne, kui diplomaatial oli võimalus. 2030. aastate alguseks eksisteerib Fordi klass endiselt, kuid selle missiooniprofiil näeb teistsugune välja. Lennukikandjad ei liigu Taiwani väina, kuid viibivad raketitsooni välispiiril, saates mehitamata süsteeme ettepoole. Need toimivad juhtimissõlmedena parvedele, mis tegutsevad 100 miilide kaugusel. Hävitajapiloodid lendavad endiselt, kuid neid on vähem. Nende ülesandeks saab olema autonoomsete tiivameeste formatsioonide juhtimine, mitte üksikute hävitajate lennutamine vaidlusalusesse õhuruumi. Merejalaväelased jäävad endiselt aktiivseks, kuid nende dessantväed on väiksemad ja hajutatumad. Neid ümbritseb autonoomne luure, mis tuvastab ja neutraliseerib ohud enne, kui ükski merejalaväelane randa astub. Kuid raskuskese on nihkunud. Pentagoni eelarve kõige kallim rida ei ole enam uue hävitaja või lennukikandja ehitamine. Selleks on parve loomine. Võitlus, mida kõik Washingtonis usuvad tulevat, on võitlus Taiwani pärast. Ning enam ei usuta, et 20 sajandiks loodud jõustruktuur suudab selle võita. Selle võidu või kaotuse toob jõud, mille Pentagon pani avalikult kokku. Eelarvereal, mida keegi ei märganud eriväeüksuse sees, mis ei öelnud kunagi avalikult, milleks seda tegelikult loodi. Sõjaväeteenistus kõiges peale nime. Järgmise suure jõudude vahelise sõja esimesel asu võib teha masin, mis valib sihtmärke kiiremini, kui inimesed suudavad sekkuda. Kuud otsustab tulemuse enne, kui inimesed üldse kohale jõuavad. 7. haru on juba töökorras. Seda pole lihtsalt veel ametlikult välja kuulutatud. Aitäh, et täna minuga liitusid. Loodan, et sulle meeldis video ja kui soovid näha rohkem selliseid videoid, siis palun kaalu tellimist ja teavituste sisse lülitamist. See tõesti teeb vahet. Veel kord aitäh ja kohtume järgmisel korral saates Kaardipakk.